kas võib öelda, nii nagu me saadet alustasime Kairiga, et me oleme nagu selles kõige nagu õigemas rehvivahetusajas, et nüüd on siis lõpuks ka see lörts miinus saate ajalgi praegu korralik miinus väljas? No jah, eks need esimesed külmad tulevad alati ja see saate oled nagu täpselt õigesti paika pannud. Et paraku nii ta on, esimene külm on alati tulemas, paljudele tuleb see üllatusena, et tuleb talverehvid alla panna, aga nüüd on tõesti viimane aeg. Ütleme niimoodi, et ega need, kes ei ole veel täna endale rehvi ostnud, me ju teame, ega see Eesti ilm on läbi aastat ühte moodi, ega tuleb see soe november siia veel vahele ja selles mõttes hiljaks ei ole ka keegi jäänud. Ei, kui rehve ei ole, et siis tuleb ju uued vaadata, et hiljaks ei ole sellega jäänud, et need tuleb, kuna see on selline tarbe asi, et siis need tuleb ikkagi soetada ja kunagi pole hilja, et meil on laos on veel kaupa küll ja veel. No kõige suurem ladu, mida mina näinud olen Eestis, ma arvan, et teil on ka neid rehvisorte kõige rohkem, kus selle valiku nagu nüüd siis oskaks teha? No meil on tõesti neid brände on väga palju ja valik on suur ja kindlasti on läinud ka meie elu natuke raskemaks, kuna autod tulevad kõikide igasuguste ulme rehvi mõõtudega tänasel päeval. Kui kaubamärkidest rääkida, siis meil on jätkuvalt Toyo, kes on Jaapani premium bränd. Temal on olemas nii pehmed lamellid, naastud, lisaks kõik need muud Bridgestonid, Continentalid ja siis see aasta algusest oleme Eestis ka tehase esindaja siuksele kaubamärgil nagu Vredestein. See on ka premium rehv? Vredestein on ka premium rehv, toodetakse Euroopas ja ta toodab hästi suurt valikut suverehve ja ta toodab ka pehmeid lamelle ja naastrehve. Teil on mingisuguseid, no ütleme, et kui me peaksimegi täna võtma nüüd siit sellest meeletust brändivalikust midagi välja võtma, siis mis see kõige parema hinna-kvaliteedi suhtega rehv on? Kuna meil õnnestus Vredesteiniga saada nagu selline alguse diil, siis tuli meil üks ports pehmeid lamelle ja naaste sisse, mis on väga-väga konkurentsivõimelise hinnaga ja järgmine sellest oleks Toyo ja meil on käimas Vredesteiniga ka kampaania. Kui ostad 4 Vredesteini rehvi, vahetad selle meie juures ära, siis saad ka tasuta sillastendi. Kampaania tingimused on kõik ilusti netis ja meil esindustes olemas ja ma soovitaks seda kindlasti kasutada. Sellepärast tihti öeldakse, et poole pealt läksid rehvid mürarikkaks või kulusid ebaühtlaselt ära. See on seetõttu, et rattad ei jookse ilusti all autol. Ja kuna Vredestein pakkus meile seda võimalust, siis meie klientidele on sillastend tasuta ostes 4 rehvi meilt, vahetades need meil. Mis on nagu tänapäeval veel pop või ütleme hädavajalik, on siis see, et sa saad osta rehvika järelmaksuga meie e-poest. Näiteks klientidel on võimalus tasuda 3 võrdses osas ilma lisakuluta. Et seda võimalust kasutatakse päris palju. Seda võimalust pakub meil Esto ja saab ka võtta pikema perioodi peale ja siis seda pakub meil teenusepakkuja Holmbank. Me oleme laos praegu siit, ma võtan need 4 rehvi, ostan ära, ma arvan, see on kuidagi võimalik, inimene siia ei tule, kust neid teie rehve üldse osta saab? Sa saad siit laost ka kohe kaasa osta ja võtta ja käib ka siin päris palju inimesi kaubal järgi Jüris, sest tahet kohe saada. Aga meie esinduspunktidest saab osta, mis on siis Mustamäel, Peetris, Tartus, Viljandis ja Pärnus ja lisaks on ka internetipoest, kust on nagu seda ostu väga mugav teha ja sealt sa saad kohe broneerida endale rehvi vahetusaja ja kõik teha ühe korraga ära.